aga selle eest olid ilusad seletavad pildid kõigest, mis toimus. Ja nende kahe pildi peal on kujutatud seda, kuidas 1558. aasta augusti alguses vapper Vene vägi jõudis Rakvere linnuse juurde ja selle ära vallutas. Seal peaks olema näha ühe pildi nurgas või oli ka mõlemal, ma ei mäleta enam. Oli sihuke kuldse krooniga mees, noor habemik. See on Ivan Groznõi. Ja seal on siis see pilt koosneb kahest osast. Esimene on see linn, mida kujutati, ja teine siis näitab, kuidas selle linna vallutamisest tsaarile parasjagu ettekannet tehti. Tõsi küll, 1340. Selle pildiga on küll sihuke paha lugu, et ta oli Jürgen Helsi kroonikas ja selle kroonika järgi oli surnuaed. Ja siin osa temast kaob rahvamaja alla ära, see on siis see viirutusega. Ja siin juures on ka Lätist, Riiast pärit rekonstruktsioon ühe samalaadse maja kohta. Maja keldris on ilusasti näha ka kerisahi. Tolleaegsete majadega oli nii, et neid köeti keldrist. Seal oli keskküte, kui võib öelda meie tänapäeva standardite järgi. Suur kerisahi, kivid peal, see köeti kuumaks ja siis õhušahtid viisid teisele korrusele, kus elasid. Linnavaheline tänav, mis viis välja kloostri surnuaiale. Tegelikult on siin mõnikümmend luustikku, tervet surnuaeda veel üles ei ole kaevatud, nii et kui ma tegelikult Õllepruuli tänavalt jooksin siiapoole, siis ma tõenäoliselt jooksin üle surnuaia. Ja ei elanud mitte ainult avalike naistega, vaid elas avalikult kokku ka teiste meeste abielunaistega. Ühesõnaga, ja kõikide orduhärrade tegevuseks ei olnud muud kui ainult sugulõbu tagaajamine. No selge, eks ole, kust tuli orgi ja saun. Sellid, võib-olla ka õpipoisid, magasid siis seal tiile osas. Olla ka mõned peenrad ja kindlasti oli solgi auk. Me kõik küsime seda, et kui nüüd niiviisi pikapuuga öelda, siis ilmselt laudakastelli väravate ees ja laudakastell, see tähendas siis seda, et siis hobuseraua kujuliselt olid laudad ümber siseõue ja kusagil 1880-ndatel olevat toonane mõisaomanik, üks Rennenkampfidest, andnud oma moonameestele käsu kaevat hoone, seal oli ka säilinud mõlema põrandad. Nende põrandate vahel oli söekiht, mis näitas seda, et seal oli toimunud põleng. Üldse Rakveres on suhteliselt palju põlengujälgi keskaegses linnas. Aga see ei ole ka üldsegi imekspandav, need majad olid väga koos ja seal ikka põletati. Oli ehitatud jälle uus. Nüüd eeldades seda, et meil oli juttu sellest lubja viirust, mis oli seal maja, kavati see ümber. Et see võis olla krohvimise jälg ja ma ütlesin, et see oli umbes 13. sajandi keskpaik. Oli 1,5 kuni 3 meetrini. Seda ei ole väga palju. Ja kui ühe maja katus põleb, siis läheb tuli teise maja katusele ka. Ja siis on Soolikuojast alles veel need tiigid, mis on kirikupargis ja Jakobsoni tänava all on Soolikuoja juhitud kanalisatsiooni, läheb mööda kollektorit
Teataja majani. Siit kaevati 1997. aastal välja järjest 6 maja vundamendid. Esimene maja oli ilmselt otsaga praeguse Tallinna tänava poole. Siin tekkis üldse selline vahva kooslus, et see maja, siis selle küljes oli veel Sepapada ja tegelikult nüüd tekkis siia selle Pika tänava esimese maja, Eutsvaldi tänava maja ette tekkis ja tänav ka tuli siis sealt Õllepruuli juurest, eks ole. Siia tekkis midagi platsitaolist ja ka mitte väga kaugele, sellepärast et siis tulnud varing ette. Paar aastat hiljem kaevati siin Pikk tänav 2 hoovis ja sealt avastati põhja-lõuna suunaline võlvlaegaruum. Kuna seal oli isegi võlv veel korralikult alles, tuli välja ka üks viide solgiaugule. Nad avastasid selle solgiaugu jälje kraavi seinas või tähendab selle tranšee seinas, trassi tranšee seinas. Siin oli ka paraku niiviisi, et arheoloogil ei olnud muud üle, kui vaadata, kuidas nad ekskavaatoriga kraami välja tõstavad. Ja ilmselt tõsteti ka ühe maja otsasein näiteks auto peale ja veeti minema. Ja siit on välja tulnud keskaegsed tänavakihti. See oli, läheme edasi, ega mul näidata ei ole teile midagi. Tänavalt. Jah, siit eest ka. Ja algas ta kusagilt siis siit selle 17 selle tänava poole jääva pika fassaadiga hoone tagant hoovist. Neid mehi sobilikke. Teate, mehed on alati, kuidas ma ütlen, meeste hulgas on suremus palju suurem kui naiste hulgas. Eriti tolleaegsed aadlimehed, kellel oli nagu ainult üks mõistlik amet, see oli sõjamees. No või põlluharija. Aga paljud olid sõjamehed. No näiteks mulikult Rakvere on maa alt ära uuristatud nagu Hollandi juust. Aga kuna ma tulen Kundast, siis ma pean teile valmistama pettumuse ja ütlema, et tõenäoliselt neid maa-aluseid käike Rakvere all ei ole. Isand Krikman mõtles nad suuremaks, kui nad tegelikult jõudis Loobu jõele Porgaste veski juurde. See on siis juba Palmse mõisas, järgmine oli Vatku küla, siis Vatkult järgmine on Tõugu, Võhma, Ilumäe, Muike, Palmse, sealt Vihulasse, üle Sagadi, sealt Varangusse, Varangust Toolsesse, Toolselt üle Kunda, Viru, Nigulasse, Kunda mõisa juures ja ühines teise trassiga Padaorus, no kusagil seal. Ja teine trass tuli üle Viikna, Rõmeda, Haljala ja Padaorgu. Aga samal ajal Toolselt algas, Toolsel oli sadam, Rakvere sadam, nagu öeldakse. Toolselt algas tee Haljalast Rakverre ja Rakverest üle Selli ja Vägeva Tartusse. Et tegelikult päris teerist oli kusagil seal Haljala kandis. Mis ja kuidas ja miks, seda ei oska öelda. See ongi mäekalda allikas. Väidetavalt, muidugi, jumal, kõige tähtsam läks meelest ära, kuidas allikas tekkis. Ega kui Kalevipoeg seal magama jäi, siis ju veel allikat ei olnud. Aga ta olevat selle kullakoti tassimisest olnud nii väsinud, et tal higi suisa voolas. Nii et ma ei soovita teil sealt juua, aga minu teada ei ole siiamaani keegi
selle allikavee joomine räägitud kõik vabanduste sildi all. Selle kohta kirjutas isegi Rakvere saksakeelne ajaleht Revare Anzeiger. Aasta oli vist 1881. Et nojah, need Rakvere noored naised käivad senikaua uisutamas, kuni endale mehe leiavad ja siis ei ole neil rohkem enam uisuväljakule asja. Aasta lehti, seal kas oli 3 või 4 lugu. Sellised terve lehekülje suurused lood, piltidega ja puha. No meil on mõned need pitsati jäljendid ja veel üht-teist. Ka need fake pildid on väljas. No need. Ma lubasin lõpuks näidata ka seda, nendest surnutest oli jutt. Mul on nii kahju, ma jätsin seda näitamata. Siin on nüüd need laibad. Mis teie arvate, millest nad omavahel räägivad? Siin on ju nii äge vestlus on pooleli siin alumise pildi peal. Nad ise kutsusid neid ka vestlevateks luustikeks. Seal on mingi tõsine diskussioon on käimas. Kuna see kaevend ei võimaldanud, siis nad kaevasid nad välja ainult poolest saadik. Igal juhul tuleb nende luustike kohta on ilmunud paar artiklit juba meie arheoloogia ajakirjades.